Ma veetsin palju aastaid peavoolumeedias, töötades ABC-s, CBS-is ja siis juhtus 7. oktoober. 30. aastate Saksamaa jõudis mu ukse taha. Seal olid teatud inimesed, tead küll, kes postitasid igasuguseid asju, Collins, jah, et juudid on kahjurid ja prussakad. Propaganda hakkas muutuma nii halvaks. See hakkas imbuma ka parempoolsesse leeri. Me oleme sel nädalal Kufi konverentsil Iisraeli eest ühinenud kristlased ja mul on väga vedanud, sest saan teha intervjuu kõige põnevamate ja huvitavamate inimestega, keda ma kunagi kohanud olen. Üks neist, keda mul on au sõbraks kutsuda, Stella Escobedo, on Emmy auhinnaga pärjatud ajakirjanik ja Stella Newsi asutaja. Stella, tere tulemast! Mul on veel rohkem vedanud, et saan siin sinuga olla. Ei, mul on tõesti vedanud, et saan sind oma sõbraks nimetada. Iga kord, kui sind näen, toimub see alati mõnel imelisel üritusel, aga ükski pole parem kui Kufi, nii et aitäh sulle. Tead, Saara, ma tunnen, et kuigi me pole üksteist kaua tundnud, siis pärast 7. oktoobrit meist on saanud kogukond. Jah, tead, meist on saanud aktivistide kogukond, kes lihtsalt võitleb tõe eest. Yeah. Ja ma arvan, et sinu teekond on nii huvitav, sest sa oled sisuliselt põgenik endisest Nõukogude Liidust või tollal Nõukogude Liidust. Kes tegi teoks Ameerika unistuse, sai ajakirjanikuks ja hakkas siis oma ametis nägema kõiki neid asju, mille eest sinu pere pidi põgenema. Palun räägi meile sellest teekonnast lähemalt. Ja mitte ainult minu amet meie riigis, vaid ka sinu riigis, Ameerika Ühendriikides. Tead, ma olen Nõukogude põgenik, kes sündis Usbekistanis. Ja mulle öeldi, et tead, Ameerika on võimaluste maa, mis see ka on. Aga tulles siia juudina, öeldi mulle ka, et antisemitismi, juudi vihkamist Ameerikas ei eksisteeri. Sa teadsid, et oled juut? Ma teadsin, et olen juut, kes elab endises Nõukogude Liidus. Sa teadsid, et oled juut? Ma teadsin, et olen juut. Ma olin oma juudi identiteedi üle uhke. Me lihtsalt ei tähistanud kunagi šabatit, me ei tähistanud kunagi pühi. Mu isa ütles, et tema lapsepõlves tähistati paasapüha nii, et matšad saadi padjapüürides. See oli kuritegelik, see oli kriminaliseeritud, õige. Nii et me teadsime, et oleme juudid, aga me lihtsalt ei teadnud selle tähendust. Sa oled juut. Ja oligi nii, et sionismi kui sellist ei olnud olemas. See oli lihtsalt nii, et kas sa olid juut või sa ei olnud juut. See oligi kõik. Siis me jõuame Ameerika Ühendriikidesse ja mina kasvan siin üles ning ma ei tunne antisemitismi, mitte midagi sellist. Ma ei tundnud seda mitte midagi. Ja siis tuleb 7. oktoober ja ma töötan meedias, tead küll. Mida sa teed? Tere, ma töötasin aastaid peavoolumeedias, töötasin ABC-s, CBS-is, kohalikus uudistetoimetuses. Mis oli sinu valdkond? Sinu valdkond oli kohalikud uudised. Minu valdkond olid kohalikud uudised ja siis minust sai ankur, uudisteankur näiteks hommikusaates, õhtustes uudistes. Jah, seda ma tegingi. Ma ei tundnud tegelikult mitte midagi sellest. Ja siis jälle tuleb 7. oktoober. Ma olen ankur, tead küll, ühes organisatsioonis, ühes uudiste kanalis. Ja kõik oli korras. Ja nad olid väga toetavad. Ja siis jõudis antisemitism minu ukse taha. Kas soovid sellest lähemalt rääkida? Jaa. Nad toetavad mind. Teisi sõnu, kõik vaatavad ja näevad, kuidas veresaun lahti rullub. Sa ei saa seda eitada. Ja inimesed ütlevad sulle, issand jumal, Stella, see on kohutav. No, palju asju hakkas juhtuma, sest kohe, kui see juhtus, nägime proteste meie ülikooli linnakutes täpselt ja me ei saanud aru. Ja see oli nii organiseeritud. Sa nägid telke, samu telke. Sa nägid samu lippe, samu plakateid. See ei olnud spontaanne. Ja sina kajastasid seda? Ja mina kajastasin seda ning interveerisin inimesi. Ma püüdsin aru saada, mis toimub. Propaganda levis valguskiirusel. See ei olnud spontaanne. See oli nagu, issand, me ei teadnud isegi, kui palju inimesi rööviti, tead küll, Nova muusikafestivalilt või nende kodudest. Me ei teadnud, kui palju inimesi oli surnud. Mis näitab sulle, kui ette planeeritud see kõik oli? See planeerimine. Me üritasime seda Ameerika meedias lahti harutada. Mis toimub, mida me näeme oma ülikooli linnakutes, see ei ole spontaanne. Ja siis inimesed, kes olid seda aastaid kajastanud, ütlesid, see on kinni makstud, see on, tead, Hiina kommunistliku partei mõju, Katari mõju. See on Lähis-Ida uuringud, mida nad nendesse ülikoolidesse sisse tõid ja meie noor põlvkond on ajupestud, issand jumal. Siis nägime, kuidas juudi üliõpilasi ülikooli linnakutes ahistati ja ma kajastasin kõike seda. Ja ma tahan sind tagasi viia. Mitte miski sellest polnud sulle enne 7. oktoobrit ilmne. Sa ei tundnud kunagi midagi sellist.
ei, mingit Iisraeli kallutatust. Noh, sa töötasid kohalikus meedias. Ma arvan, aga sa ei tundnud enne seda kunagi mingit kallutatust. Sa tundsid kallutatust erinevates asjades. Näiteks, kui president Trump hakkas kandideerima, tal oli 2015. aastal, enne kui temast sai president, ütles ta pidevalt võltsuudised, eks ole. Ja ma olin sel ajal peavoolumeedias. Nii et ma nägin kallutatust tolleaegse presidendi suhtes, ma nägin, et ta ei saanud midagi õigesti teha. Kas sa uskusid teda võltsuudiste osas? Tead, see avas mu silmad. Ma mõtlesin, miks ta sellest kogu aeg räägib, miks ta nii teeb ja ma elan selles uues reaalsuses. Tead, miks ta sellest räägib? Ja ma nägin seda, tol ajal töötasin ma Tucsonis, Arizonas ja tal oli seal meeting ning ta tuli ja seal olid kõik need toetajad ja siis kuidagi meedia, kus ma töötasin, pööras kogu selle sündmuse tema vastu. Need olid Trumpi toetajad, kes alustasid kaklust nende inimestega, tead küll. Ja sellest sündmusest, tead küll, ohvitser Brandon Tatum. Jah, ta oli ohvitser Tucsonis, Arizonas. Me olime tol ajal sõbrad, huvitav, ja ta oli seal. Ta oli koha peal. Siis ta hakkas, tead küll, internetis sõna võtma. Ma olin nagu ei. Mina kajastasin seda sündmust. Ma olin seal. Nii et sa nägid meedia kallutatust Trumpi vastu. Trump 100%, mitte Iisrael. Ta ei saanud midagi teha. Ta ei saanud isegi siis, kui tuli Abrahami lepeteni. Nad ei suutnud isegi seda talle anda. Nad ei suutnud talle seda anda. Nad ei suutnud, isegi kui nad oleksid tahtnud, nad ei suutnud seda taluda. Olgu, nad olid nii Trumpi vastased ja tead küll. Nii et sa nägid seal kallutatust. Ja siis pärast 7. oktoobrit on inimesed šokeeritud. Sa püüad aru saada, mis nende ülikoolidega toimub. Millal sina, Stella, saad aru, et meedias on midagi valesti? Tead, mul on alati olnud mikrofon ja mul oli jälgijaskond ning ma hakkasin ise sotsiaalmeedias aktiivne olema, sest ma tean, et sotsiaalmeedia on praegu kõige mõjukam kanal, õige. Ja ma hakkasin ütlema, vaadake, mina olen Stella, ma olen ajakirjanik, olen seda tööd teinud juba palju aastaid. Need protestid, kui sa oled ajakirjanik ja sa vaatad seda, siis miks sa ei esita nendele protestijatele küsimusi, mida tähendab jõest mereni, mis jõgi, mis meri, millest me räägime. Ja nad karjusid genotsiid, nad karjusid apartheid, nad karjusid, nad ütlesid, et see on vaba õhuvangla, kõik need asjad. Nii et ma hakkasin oma sotsiaalmeediasse järjest postitama, nii hakkasidki minu video levima. Ja siis ma nägin, mis toimus peavoolumeedias, kuidas Associated Press, mis on uudiste kullastandard ja oluline allikas, eks ole, see saadetakse kõikidesse kohalike uudiste toimetustesse. See on agentuur, nii me saamegi oma uudised. Ja nad hakkasid kohe kasutama Gaza tervishoiuministeeriumi andmeid. Ma tean, et ma räägin siin juba veendunutele, meie inimesed teavad seda. Jah, Gaza, ja siis ma mõtlesin, et Gaza tervishoiuministeeriumi juhib Hamas. Nii et kõik need kanalid raporteerisid neid asju, terroristide arvud. Ja ma ütlesin, et me ei saa öelda, ma ütlesin, et see peaks olema Gaza tervishoiuministeerium, mida juhib Hamas. Arvud, mida me ei saa kinnitada, muidugi keegi ei saa, näete mind. Huvitaval kombel. Jaa. Nad kordasid seda Iraani veresauna puhul. Loomulikult. Kui Islamivabariik tappis 42 000 või võib-olla 50 000 inimest, kordasid nad kogu aeg, et me ei saa neid numbreid kinnitada. Gaza puhul nad seda kunagi ei öelnud. Tead mis? See tood välja väga hea tähelepaneku. Nad ei öelnud seda mitte kunagi, jumala eest. Nad oleksid pidanud seda tegema. Ja just. Ja Associated Press tegi veel muid asju. Äkitselt ütlesid nad, et me ei hakka Hamasi terroristideks nimetama, me nimetame neid võitlejateks. Võitlejad. Mis sorti võitlejad lähevad ja vägistavad inimesi ning teevad kõiki neid asju, kohutavaid asju. Nad üritasid tegelikkust ümber kirjutada. Ja nii, ma võitlesin selle vastu. Ma olin toimetuses. Nii et sa olid oma toimetuses ja tegid oma igapäevast tööd. Ja siis tegelesid kõigi nende teiste asjadega sotsiaalmeedias. Jaa. Millal need asjad omavahel kokku põrkasid? See juhtus paar aastat hiljem, kui antisemiitlik propaganda muutus nii halvaks, et see hakkas imbuma ka parempoolsesse leeri. Ja see hakkas lõhestama, sest sa olid sees. Konservatiivne uudismeedia. Teisisõnu, Jaa. mõnda aega see ei olnud vastuolus. Kedagi ei häirinud, et sa sotsiaalmeedias tegutsesid. Õige? Ei. Sest sa tegutsesid konservatiivses meedias. Õige, ja nad olid traditsiooniliselt Iisraeli poolt. Ja siis äkki hakkab parem tiib lõhenema. Ja millal see algas? Tead, issand, ma tahaksin öelda, et võib-olla umbes poolteist aastat tagasi, siis hakkas tekkima tunne, et mis siin toimub. Mis toimub? Ja ma palgati inimesi. Ja tead, 30ndate Saksamaa tuli mu ukse taha. Ja just nii.
olid teatud inimesed, kes postitasid asju, et juudid on kahjurid ja prussakad. nii et mitte isegi praegu Iisrael, mitte isegi Gaza. Nad said juutideks. Nii et sa tead, see oli alati juutide kohta. Muidugi oli, me teame seda. Aga nüüd ei ole selles enam häbi. Ei, nüüd on see nagu jah, sul on õigus. Aga minu mõte on see, et kui sa demoniseerid mingit inimrühma, ükskõik, kes nad on muidugi. Ja kui sa kujutad neid prussakate ja kahjuritena, siis ongi prussaka tapmine justkui lubatud. 30ndate Saksamaa. Niisiis, dehumaniseerimine. 1930ndatel ilmus Saksamaa ukseda, et sa töötad koos. Inimestega, kellega ma töötan, ma viin selle juhtkonna ette. Seda ei võeta nii tõsiselt, kui ma tahaksin, et seda võetaks, sest see imbub toimetusse. Ja ma olin ise nutika ajakirjanikuna, moraalse aususega inimesena teinud otsuse. Ma ei läinud sinna enam tööle tagasi. Las ma saan sellest õigesti aru, Stella. Sa töötad inimestega konservatiivses uudistekanalis. Ja need inimesed ei räägi Iisraelist, Palestiinast ega fraasist jõest mereni. Nad ütlevad, et juudid on kahjurid ja prussakad. Mitte kõik. See oli konkreetne. Aga mõned inimesed, see oli üks konkreetne inimene ja nad ütlesid tead ja see inimene lasti lõpuks lahti. Aga nii see oli. Aga kui sa läksid selle üle kaebama? Ma ei usu, et mind võeti väga tõsiselt. Kuigi see inimene lasti lahti, tundsin, et tegelikku moraalset selgust ei olnud. Ja ma tundsin nagu 30ndate Saksamaa oleks taas minu ukse ees. Ja ma olen seda tööd teinud juba liiga kaua, et olla toimetuses, mis minu arvates on nüüd mürgine. Olgu. See oli nii levinud. Ma mõtlen, pane see inimene kõrvale koos kahjurite ja prussakatega. Teised siis lihtsalt vihjasid. Teised lihtsalt, tead küll, inetud, vaenulikud. Ei, see oli segu, see oli paras segu, aga see on alati peidetud sõnavabaduse taha. Me oleme sõnavabadust väärtustav toimetus. jah. Kui ma küsisin, mille nimel, et siis võib minu lapsi ahistada. Ei, aga minu jaoks oli see midagi palju suuremat. See ongi see, mille nimel, et nüüd on see võrgustik tuntud kui koht, kus töötab inimene, kes seda usub. Et minu lapsed maksavad selle eest hinda, jah, sest nad on prussakad ja nad on kahjurid. Ja. Minu jaoks, kui keegi, kes on selles meedias piisavalt kaua olnud, kui ajakirjanik, kellel on ausus ja moraalne selgus ja kellel on mõistus, kes sellest aru saab, ma ei vaja tegelikult seda kanalit, et jätkata seda, mida ma pean tegema. Jah, sest sul oli juba suur jälgijaskond. Mul on suur jälgijaskond, ma ei räägi otseselt miljonitest jälgijatest, aga ma jõuan miljoniteni. Sa jõuad sinna, tead küll, mina jõuan juba sinna. Ja mis kõige tähtsam, mul on moraalne selgus. Ma tean, et see, millest ma räägin, ei ole lihtsalt tõde. Sest inimesed ütlevad, kelle tõde? See on tegelikkus. Ja ma räägin tegelikkusest. Mis täpselt toimub? Ja kui su tunded saavad selle pärast haiget, siis see on sinu probleem. Stella, asjad lähevad hullemaks. Tead, ma ütlen alati, et asjad peavad enne paremaks minemist, hullemaks minema. Ja ma lihtsalt ei tea, kus see päris põhi on. Ma ei tea, kas me oleme selle juba saavutanud või on meil veel minna, sest see kõik tundub lihtsalt naeruväärne, Oskar. Ma räägin sulle mu parim sõbranna Sigi Flicker, tema isa, Mordehai Paldiel. Geniaalne mees. Ta töötas aastaid Yad Vashemi heaks koos rahvaste õiglastega ja mulle meeldib temaga vestelda. Ma ütlen, Mordehai, mida me siin näeme? Ta ütles. Ta ütleb alati, et antisemitism on nagu vähk. See on alati olemas. See lihtsalt näitab oma kurja palet. Ja praegu elame ajal, kus juute süüdistatakse kõiges. Su tualett on katki. Süüdista juute, see on süüdistamine. Sina ei saanud seda tööd. Sina ei saanud. Süüdi on juudid. Nii mugav patuoinas ju, eks? Ja et vältida vastutust oma elu eest. Jah, ja vastuseks su küsimusele, kas asi läheb paremaks. Tead, erinevalt Ameerika demokraatlikust parteist, mida neelavad Ameerika demokraatlikud sotsialistid, kes tegelikult ei ole sotsialistid. Nad on islamomarksistid. Jah, nad kukuvad kolinal läbi, sest nende parteid süüakse elusalt ära. Konservatiivne liikumine võitleb vastu, see võitleb iseenda vastu, see on tõesti tõsi, kuid pingutab kõigest väest. Teate, geniaalne. Victor Davis Hanson, keda ma armastan teda, mulle meeldib teda vaadata. Ja teate, ta ütles, et Iisraeli ja juute vihatakse, sest teate, aastaid on Iisrael olnud osa eliidist, eks? Nagu me oleme, teate, kõik toetavad Iisraeli.
demokraadid, vabariiklased, teate. ja ma arvan, et pärast koroonaaega on inimesed kaotanud usalduse kõige vastu, mis on eliidi osa. Nii et nüüd on ka Iisrael osa eliidist. Sai selleks, kelle vastu ollakse. Sellest sai see, kelle vastu ollakse. Nii et nüüd me vihkame Iisraeli, aga mulle meeldis, mida ta ütles, Iisraeli ei vihatata sellepärast, et ta kaotas, vaid sellepärast, et ta võitis. Ja tead miks? Iisraeli on alati vaadatud kui riiki, see väike tilluke maa, mis üritab end kaitsta ja millel on kõik need vaenlased, aga nüüd on ta suur jõud. nii et see ei ole enam ohver See ei ole enam ohver. ja inimesed siin ülistavad ohvri rolli. Jah, sellest on saanud identiteet, kas pole? Ma mõtlen, jah. ja pole paremaid ohvreid kui palestiinlased. Rõhujad versus rõhutud. Jah, just, see ongi. Ja sa näed seda meedias. Kas sa näed, et meedial on sisuliselt oma agenda ja nad valivad välja just need faktid, mis sobivad selle agendaga? Probleem meediaga on see, et sa ei saa neid kõik ühte patta panna ja öelda, et meedial on mingi kindel agenda. Kõik saab alguse meie ülikoolidest. Jah, see algab meie ülikoolidest, kus on need noored üliõpilased. Kui ma käisin Lõuna-California ülikoolis, USC, siis ma ei näinud selliseid asju. Ja muide, kui kõik need protestid toimusid, siis USC tegelikult ei lubanud seda oma ülikooli linnakus, mis oli väga hea. Aga vaata, sul on nii palju inimesi, kes lähevad näiteks ajakirjandust õppima või isegi haridust õppima ja nad tulevad sealt välja aktivistidena. Nad ei ole tegelikult selle ala professionaalid, nad on aktivistid ja lähevad nendesse toimetustesse oma päevakorraga. Ja tead, KAER, suurim islamiorganisatsioon Ameerikas, neil on plaan, nende tegevdirektor Nihad Awad, ta seisis seal laval, ära usu ainult minu sõnu, see on videos olemas, ja ta ütles, me peame olema kongressi koridorides, me peame olema meediakoridorides islamofoobia tõttu, muide. Jah, okei, kas nad siis ei teinudki seda just? Kas neid ei karistatudki just, ei kriminaliseeritud? No mõnes Ameerika osariigis peetakse neid terroriorganisatsiooniks, kuid Ameerika Ühendriikides tervikuna nad ei ole terroriorganisatsioon ja on seadusandjaid, kes aktiivselt seda edasi viivad, seovad. Tead, nende rahandus pole just kõige parem, tead, väidetavalt on palju asju, tead, aga palju toimub ka kulisside taga. Ja tead, CARE oli tegelikult väike organisatsioon, mis oli suurimas Hamasi terrori rahastamise kohtuasjas USA ajaloos ja Obama ajal kaassüüdlane, keda ei süüdistatud ametlikult. Tema peaprokurör Eric Holder pani sellele punkti ja siis sai Kairist see, mis ta täna on. Vau, jaa. Ja paljud neist Kairi juhtidest, tegevdirektoritest olid nende protestide ajal ülikooli linnakutes. Nad on samad inimesed ja nad ei varja midagi, mida nad ütlevad, sa tead. Ja muide, mida radikaalsem sa oled, seda parem on see DSA-le. Ja? Ma mõtlen, Palestiina võitis New Yorgi demokraatide eelvalimistel. Palestiina oli valimissedelis. Mida radikaalsem sa olid, mida rohkem Iisraeli vastane sa olid, seda kindlamad sa võitsid. See ongi see, mis toimub. Ja kas sa arvad, et see DSA toob demokraatliku partei alla? Või arvad sa, et demokraatlik partei võtab mingil hetkel julguse kokku ja viskab nad välja? Et see on hea küsimus. Nad peaksid leidma julgust ise kasvada, aga ma arvan, et DSA tõmbab tegelikult noorte hääli. Noh, mitte ainult noorte hääli, nad tõmbavad demokraatia rohkem vasakule, jah. Nii et sul on Kamala Harris, kes põhimõtteliselt nimetas mandamit, kuna ta tahab uuesti kandideerida, tead küll, ta peakski. See on parim viis aidata vabariiklastel võita. Aga nad tõmbavad demokraatia järjest rohkem vasakule. See ongi see, mis toimub. Ja kui nad vastu ei hakka, kaotavad nad oma partei. Kommunistidele, islamimarksistidele, kes kavatsevad islamistid, söövad nad elusalt ära. Ja kui sa mõtled tagasi sellele, kuidas sa kasvasid üles repressiivses režiimis, siis mida sina tead, mida nemad ei tea? See kommunism, mitte miski pole tasuta. Jaa. Ma mõtlen, mu vanemad räägivad lugusid. Ma olin noor, kui lahkusin, aga ma sündisin kommunismi ajal. Ja mu ema ütleb, tead, ta vaatab seda ja ta ütleb, ta naerab, ta ütleb, kas nad tõesti usuvad, et see toimib. Ta ütleb, et kõigil oli sama palk, tead, mu vanaemal oli 10 last. Mu emapoolsel vanaemal. Kõigil oli sama palk. Ja ma küsisin emaga, kuidas te siis asju ostsite, kui teil polnud piisavalt raha? Vahetuskaup. See inimene, kes töötas hotellis, varastas tekke, varastas patju, siis ostsid sa selle temalt. See ongi see, mis lõpuks juhtub. Nii et siin ei ole võimalik võita. Inimesed varastavad, et müüa. Sa seisad järjekorras. Sa tead, et sa võid selle saada või mitte, sest see saab otsa. Ma mõtlen, ja need lapsed on lihtsalt privilegeeritud. Nad ei tea seda. Päriselt aru saada, sest nad elavad demokraatias. Nad tõesti ei mõista, nad ei saa aru, mis juhtub siis, kui vabadused ära võetakse, sest nad elavad demokraatias.
põhjus, miks neil on lubatud protestida ja teha kõike, mida neil lubatakse teha, ongi demokraatia. Ja neid on nii ära ajupestud, et seda on kurb vaadata. aga Stella, ajupesu tuleb väljaspoolt pahatahtliku mõju tõttu. ja me peame praegu raha liikumist jälgima. See ongi see, mis toimub. Meil on eelnõud, mis on esindajatekojas vastu võetud, ootavad senatis. Trace Act, Deterrent Act. Üks neist on põhimõtteliselt rahastuse jälgimine, mis tuleb ülikoolidest. Tead küll välismaistelt, tead küll vastastelt, olgu selleks Hiina kommunistlik partei või Katar. Ja teine puudutab lasteaiast 12. klassini ulatuvat haridust. See seisab ikka veel senatis. Küll see läbi läheb, meil on piisavalt hääli. Miks peaks ükski seadusandja mitte tahtma meid selle eest kaitsta? Seda ma ei mõista. Ma mõtlen, miks me tahame lasta huvidel. Ma mõtlen, jah. Aga ka poliitikuid ostetakse ära. Ma ütlen sulle, jah, ma ütlen inimestele, et ei pea enam Suurbritanniat vaatama. Vaadake New Yorki, vaadake, mis New Yorgis toimub. Inimesed saavad aru, et see on tsivilisatsiooniline võitlus või siis tegelikult mitte. Ma arvan, et üha rohkem ameeriklasi saab sellest aru. On hämmastav, et on olemas selline organisatsioon nagu KUFI, kus on kristlaste ja juutide liit. Tänu Jumalale. Kes mõistavad juudi kristlikke väärtusi ja saavad aru, et islamomarksism ei kuulu Ameerika juurde. See ei sobi kokku, see ei toimi. Ja et kõik, mida nad tahavad teha, on Ameerika hävitamine. Sest tead, ma ütlen alati, Floor, sa ei saa Ameerika Ühendriike pommidega hävitada. Ei. Sa ei saa. Iisraeliga on sama lugu, aga sina. Nii et sa pead meist proovi võtma. Täpselt. Nii et nad söövad meid seest poolt. Me lõhestame oma demokraatlikku parteid, me lõhestame, vaata, mis toimub, me lõhestame vabariiklikku parteid. Ja tead, me teeme siin oma parima, et vastu võidelda. Ja tead, minusugused hääled meedias vähehaaval püüavad inimesi äratada. Sest tead, mida ma olen märganud, on see, et kui sa surud kellelegi midagi jõuga peale, siis see neile ei meeldi. Sa pead tõesti proovima inimeste silmi avada, nii et see ongi see, mida ma teen. Jah. Ma arvan, et sa teed suurepärast tööd. Aitäh. Ja ausalt öeldes, ma tean, et see on olnud raske. See, mida sa oled suutnud teha ja ise midagi üles ehitada, on olnud tõeline väljakutse. Aitäh. Ja jätkata lihtsalt tõe rääkimist. See on Ameerika unistus, see ongi Ameerika unistus. Sa võid tulla siia riiki ainult unistusega ja saada kelleks iganes sa soovid. Ma võin saada kelleks iganes peale Ameerika Ühendriikide presidendi. Sa võiksid saada Iisraeli riigi presidendiks. Ma lihtsalt ütlen. Nii et Stella Escobedo, aitäh selle uskumatult hea töö eest, mida sa oma häälega teed. Ma loodan, et kõik võimendavad Stella häält, annab uudiseid edasi. Aitäh selle eest, mida inimesed on unustanud teha. Tema teeb seda. Nii et aitäh, Stella, kogu selle uskumatult hea töö eest, mida sa teed. Me võimendame sinu häält, sest seda häält on vaja kuulda. Aitäh. Aitäh, mu sõber. Aitäh.